täna ma siis jälle näitan videot ühe maali valmimisest. Seekordseks teoseks on Abajas, mis kujutab siis ühte hiiglaslikku tütarlast jalutamas kahe merekalda vahel väikeses rannalahes. See teos valmib Saaremaa kunstiteose näituse Tuikab tuksub jaoks. See on selline näitus, mida korraldatakse üle 2 aasta, kus siis kutsutakse osalema Saaremaaga seotud kunstnikke ette antud teemal. Ja siis minu teos kujutab siis Saaremaa mütoloogias tuntud Piretit oma plikapõlves ületamas väikest rannalahte tuulisel suvepäeval. Siis vaataja näeb hiiglase päikeselisi sääri ja merelainete eest pisut kergitatud kihelkonna laste rahvariide mustri järgi tehtud rahvarõivaseelikut läbi abstraheeritud rannamändide, mida tuul siis räsib. Pilt koosneb kihistatud looduslikest rütmidest, mis koos siis tasakaalustatud, piiratud kolmikkoloriidiga moodustavad justkui sellise visuaalselt tuikava, tuksuva muusikapala kargest Saaremaa suvest. Ja sellised lained ja kordused on mind alati võlunud kunsti puhul, et olen natukene, mis selle kohta öeldaksegi, sünesteetik, et minu jaoks nagu nii muusika loomine kui visuaalne komponeerimine on peaaegu et täpselt sama asi. Kui sa panedki erinevaid siis rütmekihte teineteise peal koos kõlama. Ja siin selles kunstiteoses tuleb see eriti esile. Ja selle tõttu mulle meeldiski see etteantud teema, Tuikab tuksub, kuna see andis mulle just võimaluse rõhudagi sellele rütmilisele lähenemisele, mis ikkagi mu teostes kipub esile tulema. Siin on siis kujutatud merelained sellises veidi lihtsustatud keskaegne, samas ka orientaalne merelaine kujutamise viis. Et mis mind Saaremaaga seostab, et hetkel juba mitu aastat töötan kunstnikuna Tartus, aga ma olen sündinud ja kasvanud Kuressaares. Mu isa on ka kunstnik, Erki Ebestus, üsna tuntud Saaremaa kunstnikuna. Ja siis olen käinud Saaremaa ühisgümnaasiumis ja Kuressaare ametikoolis, kus siis peale Tartus maalikunsti bakalaureuse kraadi olin ka üldkunstiainete õppejõud. Sinna perioodi jäid ka Saaremaa noorte kunstnike rühmituse Kontrast aktiivsemad aastad. Sai korraldatud palju toredaid näitusi nii Kuressaares kui ka Tallinnas ja Tartus koos Sander Raudsepa, Kadi Krassi, Lennart Pihli, Madis Vaheri ja teistega. Ja siis hetkel esindan Saaremaad koos Küllike Järvile ja Anne Olupiga ühes toredas rahvusvahelises Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läänemere saarte kunstnike rändnäituse projektis Baltic Sea Art, mis siis kulmineerub järgmise aasta suvel ka näitusega Kuressaare kultuurikeskuses, kus siis ka see näitus toimub praegu, see Saaremaa kunstiteose näitus. Maali kavandamise perioodil tutvusin pisut lähemalt Pireti ehk Saaremaa tuntud vägilase, suure tõllu naise legendiga
mõnes kohas on ta kohta kõlanud ka arhailisema kõlaga nimi Pirit. Mõned ajaloolased arvavad, et see võis rootslaste naispühaku Brigitta järgi tulla. Teised aga, et kuna Pireti legendid on varasemad kui Eestisse jõudnud püha Brigitta kultus, siis võib Pirit olla toodud Eestisse Iiri või Taani kristliku missiooni kaudu levitatud keldi pühaku Brigidi nimest. Minu jaoks on põnev see, et balti sakslased käsitlesid Tõllu ja Piretit ajalooliste isikutena, kes siis olidki Saaremaa valitsejad või vanemad. Uskliku mehena ehitas Tõll Saaremaale portsu kivikirikuid ja nende tänini säilinud ehitiste järgi arvatakse, et nad askeldasid siin siis 13. sajandi algul ja nendest pärinevad pikka kasvu parunid von Tollid. Oli kuidas oli, mina arvan, et ühel ilusal tuulisel suvepäeval kahlas Piret Läänemeres Saaremaa rannikul ja see võis välja näha umbes niimoodi. Siin siis kannan peale viimase Kraklee filtri nii-öelda ja lõpetan selle teose 2 lakikihiga. Selline näeb ta välja enne matistavat lakki ja selline on siis valminud teos. Tulge näitusele, see avatakse 7. novembril kella 4 Kuressaare Kultuurikeskuses ja jääb avatuks kuni 2. detsembrini 2024. Aitäh vaatamast, järgmise korrani!